Tere tulemast Hortesesse! Eelmises videos rääkisime me püsililledest ja täna jätkamegi vestlust ja pühendame oma aja floksidele. Need imearmsad kesksuvised kuni sügiseni õitsejad on nüüd siis, ma saan aru, viimaste aastatega teinud suure arenguhüppe, et on juurde tulnud palju sorte, millest täna võiksimegi rääkida. Flokside sordivalik on väga suur ja kõrguse erinevus on ka väga suur nüüd, et on päris madalaid, on keskmise kõrgusega, on kõrgeid. Floksi üks lummavamaid omadusi on see, et see lõhn ja see aroom on imeline ja sina kui püsilille kasvataja andsid ühe väga hea soovituse, et floksidest võikski rajada sellised heki ääris taimena üldse kasutada seda kaunist õitsejat? No jah, et mulle endale õudselt meeldib ja ma mäletan vanast ajast, et ühes aias oli, kus oli nagu floksidest hekk tehtud. Ja tegelikult miks mitte võiks ju aias olla selline hekk, et floks on aias ju ikkagi nagu soolotaim. Praegusel ajal on ju nagu täisõites, et võikski olla need sissesõidu tee ääres või jalakäijate tee ääres flokside meri, flokside heki meri, mis on, kui jõuad koju, siis on kohe see lillemeri sul silmees ja siis see lõhn kogu aeg. See lõhn on tõesti lummav, aga just me rääkisime nendest, et see flokside areng on teinud tohutu hüppe, et meil on neid õievärvitoon, et kui mina mäletan oma vanaema aiast neid, et siis ta oli selline hele lilla, võib-olla valget nägi, no mitte rohkem, aga täna me siin näeme põnevaid roosasid toone, kirjude õitega, kus silmal on siis erinev toon, küll tumelillast roosani, õie suurus on juba erinev väikse õiega, suure õiega ja ma saan aru ka haiguskindlus on oluliselt nagu taimed on tugevamaks läinud. Jaa, et flokside aretatakse ikka rohkem, üha enam haiguskindlamateks, et just see vanast ajast, see jahukaste, mis neid kimbutab, et nüüd on palju selliseid sorte, mis on ju haiguskindlamad. Et üsna muret oleks kõikidel siis oma tõesti kodune aed kaunistada siis just püsilillega, mitte selliste ajutiste hooajalilledega, vaid julgelt võttagi see floks ja ei tule talle haiguseid ja ma saan aru, ka tuul ei kimbuta, et need taimed on nüüd nii tugevad, et nad on ka murdumisele oluliselt tugevamad. Jah, et näiteks siin see madal floksil on näha, et vars on ka juba jäme ja siin selja taga on ka osad sordid on väga nükse jämedama varrega ja väga tugevad, et tegelikult nad seisavad kõik püsti, et floks, kui ta õitsema läheb, siis õie see kobar on hästi suur ja vahest lamanduvad ära ja sest mina mäletan ka, et see floksi peenar oli küll imeline, aga ta oli kuidagi nii ära toestatud, et seda ilu jäigi nagu väheks. Toetuskepid ainult olid seal näha, et jah, just, et praegu on ükseid kindlamaid sorte, mis seisavad ise omal toel püsti, et ja just need madalad floksid on ju niivõrd tänuväärt, et nad õitsevad väga kaua, üldse floksid õitsevad ju väga kaua, aga just, et hakkavad tegelikult ka juuni lõpust ja kuni oktoobrini välja need õitsevad, et kõikides nendest võiks aias teha flokside mere või flokside heki. Mida silmas pidada, et rajada endale kaunis floksi peenar? No esimene asi, kui seda peenars tegema hakata, et see peenar asuks kindlasti aias siukses kohas, kus sa käib, tuul käiks läbi, et ei tohiks siukses umbses kohas olla, et kui ta seal umbses kohas nüüd on, et teda kimbutavad lihtsalt ühed haigused, näiteks jahukaste, mis on enam levinud ja floksi peenart kui kasta, siis kasta kindlasti nagu pehme veega, puurkaevu veega kindlasti ei kasta, et see tekitab ka juba seda jahukastet peale. Et selline jääkülm šokk ei tohiks nagu taimele peale tulla? No üleüldse tegelikult taimed ei taha nagu seda jääkülma vetust. Kuigi ma sain aru, et need tänapäeva sordid on nüüd ikkagi olulisemalt haiguskindlamad, aga profülaktika mõttes võiks korra ära pritsida need taimed, kas siis koorelahuse või siis infinitoga. Ja just, et tegelikult et enne õitsemist isegi võiks nad
profülaktilises mõttes ära teha selle, et kellel on juba vanad peenrad isegi, et siis need ära pritsida. Ja mis on ka oluline, et kui on ka niisugune põuaperiood, siis tegelikult üldse floksid tahavad vett saada. Et võiks siis õhtuti just kasutada või hommikuvara. Aga lähme ja teeme täna siis meie ühe näidispeenra floksidest. Näidispeenra oleme nüüd valmis saanud ja täitsime ära ühe unistuse. Me rajasime floksidest heki kõnnitee äärde. Just, et väikeste madalatest floksidest siis tegime 2 värvi niisuguse madala heki ja siis kõrgeid flokse kasutasime siis tagapool, ja just niisugused värvilisemaid, et tuua välja see tee, et see peenar sai väga värviline, väga ilus. Mõnus ja suvine värviküllane peenar on valmis. Jälgige meie YouTube'i kanalit, oleme peatselt uute teemadega teie ees. Kohtumiseni!